Mis on intellektuaalne rock? Kohe näitame. Kohe näitame. Kui küsid, kas kividel käib sul sugu. 1970. aastate alguseks oli Eesti muusikatander küps omaenese eestimeelseks ja eestikeelseks rockansambliks. Urmas Alender sõnastas vast asutatud Ruja päevikus grupi põhiprintsiibid: rahvuslik originaalmuusika, professionaalsed muusikud ja kirjanduslikult tugev laulutekst. 1971. aasta sügisel salvestas Ruja Eesti Raadio stuudios esimese pala Need ei vaata tagasi, solistiks Raul Sepper. Need ei vaata tagasi, need ei vaata tagasi, need ei vaata tagasi, need ei vaata tagasi. Hiljem andis Rein Rannapi laulule oma hääle Urmas Alender, Eesti esimene rocklaulja selle õiges tähenduses. Laulev näitleja tohutu visuaalse väljendusjõuga, mis avaldus hoogsates žestides ja põhjamaiselt karges pateetikas. Sedasi on Alendrit kirjeldanud kaasaegsed. Muusikasaatel liikumise võlu ei saa kuidagi proovimata jätta, kui julged ja hakkajamad otsisid keerukamaid koreograafilisi lahendusi, siis enamasti piirduti nõtkel sammul astumisega mere ääres või pargis. Aga mis juhtus Raul Sepperiga? Mõõdukas puusanõks sama kümnendi lõpu hetkedel talletas tänaseni ületamatuks jäänud tantsuliigutuste standardi.